Tere! Täna räägime millestki, mis on meid inimesi alati paelunud. Lendamisest. Ja vaatamegi lähemalt, kuidas erinevad loomad on õhu enda omaks teinud. No ma arvan, et vastus on jah, eks ole. See on ju selline igivana unistus, aga paljudele loomade jaoks ei ole see mingi unistus, vaid täiesti igapäevane asi. Ja nagu me kohe näeme, on selleks ikka päris mitu erinevat viisi. Okei, lähme kohe asja kallale. Kõige esimene ja kõige tähtsam asi, millest peame aru saama, on see vahe siin. Ühel pool on jõulend, mõtle sellele kui päris töö tegemisele. Sa pead aktiivselt tiibadega vehkima, et ennast üleval hoida. Ja teisel pool on liuglemine. See on pigem nagu kontrollitud kukkumine, kus sa kasutad õhku, et võimalikult kaugele jõuda. Ja just see erinevus ongi tänase jutu võti. Aga enne kui me loomade endi juurde läheme, vaatame korraks üle, mis need põhireeglid üldse on. Mis teeb lendamise võimalikuks? See kõlab natuke vastuoluliselt, Anja. Aga mõtle nii, kujuta ette, et sõidad rattaga hästi-hästi kiiresti. Tunned, kuidas tuul vastu surub. See ongi õhutakistus. Nii et ühest küljest on see takistus, millest tuleb läbi murda, aga teisest küljest just seda sama õhku on vaja, et ennast üles lükata, tiibadega alla surudes. See ongi see lendamise füüsika kavalnipp. Okei, alustame siis kõige klassikalisematest lendajatest, eks ole? Muidugi, lindudest. Nemad on ikka tõelised lennumeistrid, evolutsiooni meistriklass. Vaatame, mis ühe lennuvõimelise linnu nii eriliseks teeb. See on nagu täiuslik inseneritöö. Kõik on viimase detailini läbi mõeldud. Esiteks, õunsad luud. See teeb kogu kere uskumatult kergeks. Siis võimsad rinnalihased. See on see mootor, mis annab tiibadele jõu. Suled. Need loovad selle ideaalse kandepinna. Ja lõpuks sabasuled, mis töötavad nagu laavatüür. See on süsteem, mida loodus on lihvinud miljoneid ja miljoneid aastaid. Aga ärge arvagi, et lendamine on mingi kerge jalutuskäik pargis. Ei, see on ikka tõsine töö. Vaadake näiteks seda kühmnokluike siin. See lind võib kaaluda kuni 15 kilo. Et ennast õhku saada, peab ta sõna otseses mõttes mööda vett jooksma, et piisavat hoogu koguda. See näitab nii hästi, kui meeletult palju energiat see tegelikult nõuab. Samas, kõik linnud ei ole muidugi ühesugused, kaugel sellest. Siin on meil rabapistrik. Tema on ehitatud puhtalt kiiruse jaoks. Need pikad kitsad tiivad, need on loodud ainult üheks asjaks. Ta on põhimõtteliselt õhuruumi vormel 1. Ja kui kiirest me räägime? No vaadake seda numbrit. 360 kilomeetrit tunnis. See on kiirus, mille ta saavutab saagi poole sööstes. See teeb temast meie planeedi kõige kiirema looma. Absoluutselt uskumatu. Ja nüüd midagi täiesti vastupidist. Merikotkas. Kui rabapistrik on sprinter, siis tema on maratonaar. Tema mäng on liuglemine. Need massiivsed laiad tiivad on justkui purjed, mis püüavad kinni iga väiksemagi õhuvoolu. Nii saad ta tundide kaupa peaaegu ilma vaevata tiirelda ja energiat säästa. Ja kui suured need tiivad on? No, tiibade siru ulatus on üle 2 meetri. See on nagu oma isiklik purilennuk, millega ta seal kõrgel taevas patrullib. Nii et näete, 2 lindu, aga 2 täiesti erinevat strateegiat lendamiseks. Hüppame nüüd lindude juurast hoopis miniatuursesse maailma, sest putukad, nemad on lennuinseneridena täiesti omaette klass. See on uskumatu, mida nemad suudavad. Kõige olulisem on meeles pidada, et putukatel pole just sisemist skeletti, nagu meil või lindudel. Nende tiivad ei ole tehtud luudest ja sulgedest. Ei, need on hoopis kerged, aga samas ülitugevad kiled, mida hoiab koos keerukas soonte võrgustik. Just see annabki neile tugevust. Ja vaadake, kui erinevad need võivad olla. Siin vasakul on kiilitiib, see on läbipaistev ja sooneline, näeb välja peaaegu nagu vitraaž. Paremal on liblikatiib, mis on kaetud tuhandete ja tuhandete pisikeste soomustega. Just need soomused annavadki talle selle imelise värvi. Need jällegi 2 täiesti erinevat lähenemist. Mõned putukad on lausa nagu transformerid. Võtame lepatriinu. Tema pealmised tiivad on tegelikult kõva kaitsekilp. Ja kui on aeg lendu tõusta, siis klõps, need avanevad ja paljastavad all peidus olevad õrnad lennutiivad. See on ju geniaalne disain, kaitse ja lennuvõime ühes paketis. Ja kui me juba meisterlikkusest räägime, siis kiilid on tõelised õhuakrobaadid. Nad suudavad kõiki oma 4 tiiba liigutada üksteisest sõltumatult. Mõelge sellele. See tähendab, et nad saavad õhus paigal seista, lennata tagurpidi ja teha uskumatult järske pöördeid. See on selline täpsus, millest isegi meie kõige vingemad droonid võivad ainult unistada.
Okei, meie viimane peatus viib meid gruppi, mille peale te ehk esimesena ei mõtlekski. Imetajad. Kui ma ütlen lendamine, siis ilmselt ei ole imetajad esimene asi, mis pähe tuleb, aga siis te natuke eksite. Ja siin on fakt, mis tasub meelde jätta. Nahkhiired on ainsad imetajad, kes suudavad päriselt lennata. Just nimelt see on jõululend. Nende tiivad on midagi täiesti erilist. See on õhkune nahk, mis on venitatud üle nende, kujutage ette, uskumatult pikkadeks veninud sõrmeluude. See on täiesti teine lähenemine kui lindude sulgedega tiib. Ja siin on see meie loo põhierinevus jälle ideaalselt näha. Vasakul on nahkhiir, tema teeb tööd, lehvitab tiipu, see on jõulend. Paremal on lendorav, tema tegelikult ei lenda, tema liugleb. Ta kasutab seda nahka oma jalgade vahel, et hüppata ühelt puult teisele. See ongi see klassikaline näide lendamise ja liuklemise vahest imetajate seas. Võtame siis korraks kokku. Me oleme näinud 3 täiesti erinevat viisi, kuidas õhku vallutada. Meil on linnud oma sulgede ja kergete luudega, siis on putukad oma uskumatult mitmekesiste soondega tugevdatud tiibadega ja lõpuks imetajad, kelle puhul mõned lendavad päriselt, nagu nahkhiired, ja teised on hoopis meisterlikud liuglejad. Igaüks neist gruppidest leidis oma unikaalse lahenduse ühele ja samale väljakutsele. See paneb ju mõtlema, eks? Kui evolutsioon suutis lendamise probleemi lahendada nii mitmel erineval ja geniaalsel moel, siis mida uskumatut hoiab tulevik meile veel varuks? See on päris hea küsimus, mille üle juurelda. Aga aitäh teile!